oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast kuulama järjekordset Kirsi chilli episoodi. Täna on väga eriline päev, sellepärast et täna on meil publik seal, keda te ei näe, aga kes meile kaamera tagant muudkui teevad veidraid nägusid. Aga millest me täna räägime? Oma suuna leidmisest. Ja oma tee leidmine. Ma arvasin, et lihtsalt kui me seda teemat valisime, siis minu esimene mõte oli see, et meie vanused inimesed ja eriti meie nagu kuulajaskond on nagu need inimesed, kes kuulevad praktiliselt, eriti praegu, suvi on kätte jõudnud, kool on just lõppenud, et mis sa peale kooli hakkad tegema ja kelleks sa suureks saades tahad saada. Ja kõik küsivad mult, ma vihkan seda, sest sul on praegu ka või? Seletama ja kuna ma kohtun pidevalt uute inimestega ja siis enda tuttavad nagu ei mäleta ja siis ma pean kogu aeg uuesti sama lugu ja see ei ole selline asi, mida ma nagu ühe lausega vastan, vaid ma pean nagu seletama, eriti kui on uued inimesed, mis see sisuloome on ja kuidas ma reaalselt raha teen ja kuidas see kõik toimib. Ja ma tean, mina mäletan ka nagu seda aega ja minul oli isegi, nagu mul on oma vanematega väga head suhted, ma olen sellest väga tänulik, ma ei taha neid kuidagi kritiseerida või midagi, aga kuna see on selline aeg, kus vanemad ise ka muretsevad sinu pärast, et kuidas, mis sa siis oma eluga tegema hakkad ja ma mäletan, et oli üks suvi, kus mu isa lihtsalt iga kord, kui me kokku saime, et pani mingi luges ajalehte, mina tulin, pani ajalehe kokku, et mis sa oma eluga teed, mis sa oma eluga teed, mis sa oled teinud, mis sa täna oled teinud, et edasi liikuda. Ja siis oli lihtsalt selline periood, kus ma nagu tulin maja nurga tagant, nägin, et isa istus terrassi peal, ma käisin otsa ümber, ma läksin teisest, ma ei tahtnud neist teemadest enam rääkida. Sest see on tegelikult, see on meile endale ka nagu megapinge ju, vaata nagu, et leida need vastused ja nagu selles mõttes, et ega sa ise ei taha ka nagu elu lõpuni lihtsalt, ma ei kujuta ette, pendeldada kuskil, et sa tahad teada, mis sa nagu teha tahad. Okei, ma ei mõista üldse seda. Või nagu ma saan aru, et inimestel on see pinge, aga mul ei ole kunagi olnud seda pinget. Sest et mul on kogu aeg olnud mingi fookus või nagu lõppeesmärk silmees, kuigi see on väga palju vahetunud, aga mul on kogu aeg midagi olnud. Ja selles mõttes ma saan ka aru, et meil on selles mõttes hästi erinevad lood, sellepärast et sina hakkasid oma asja tegema ja siis see lihtsalt kasvas üles nagu millekski, mida sa said teha nagu karjäärina. Ja mina olen olnud see nii-öelda kuulunud selle nagu suurema massi hulka, kes on pidanud nagu proovima hästi palju asju. Aga ma tahtsingi nagu võib-olla otsa lahti teha sellest, et ma tean, et ma olen siin podcastis seda mitu korda mainin, ma ei mäleta enam, kust ma seda täpselt lugesin või kuulsin, aga et on need 4 etappi inimese elus. Et kõigepealt me oleme väiksed lapsed, me jäljendame, me õpime üldse, kuidas maailm töötab, nagu millised on need reeglid. Siis me saame teismelisteks, me hakkame eksperimenteerima ja proovime uusi asju ja see ongi nagu see, kus me tegelikult leiame selle oma tee. Siis tuleb samm 3, kui me oleme selle leidnud, pühendumine ja samm 4 on see, et me hakkame pärandama siis seda, mida me oleme loonud, kas oma nagu teadmisi või nagu seda loodud mingisugust sellist oskuseid, aga ka nagu lihtsalt väga füüsiliselt, et sa annad oma mingi loodud ettevõtte kellegi edasi ja nii-öelda. Aga et miks minu arust see on nagu nii oluline on see, et see seletabki ära oma tee leidmise nagu valemi, see teine samm, eksperimenteerimine. Et sa pead proovima palju, sa pead ütlema jah võimalustele ja mis minu arust on nagu kõige olulisem, ma ei tea, kuidas nagu sinu puhul, sinul on sellest nagu raske võib-olla rääkida tõesti, aga mis mina tegin oma vea oli see, et ma proovisin leida kohe nagu seda õiget nii-öelda. Et jah, sul on midagi öelda? Ei, ma tunnen, et ma olen alati väiksest peale olnud see inimene, kes on nii paljudest asjadest huvitatud, et ma ise tahan kogu aeg kõike katsetada ja proovida ja kuna ma hakkasin lihtsalt juba lasteaiast peale proovima erinevaid huviringe ja tegevusi, siis nagu nii väiksena ma isegi ei teadnud või ei osanud niimoodi mõelda, et ma peaks alustama juba praegu sellega, millest saab mu karjäär. Seega ma lihtsalt katsetasingi ja siis kuidagi alateadlikult jõudsin selleni, mis nüüd toimib. Minu arust see on üks hästi-hästi oluline punkt, et ühest otsast ma ei taha, et inimesed nii-öelda, kes nagu kuulavad näiteks võivad nagu väga noored inimesed olla, nagu, et nad loobuks oma lapsepõlvest või midagi. Mis minu arust, mida ma nagu ise lihtsalt näen, on see, et kasutage ära seda aega, kui te elate veel kodus vanemate juures. Seepärast, et teil on võimalus, sul lähed tennisetrenni, nagu ei ole minu asi, väga hea liigud edasi. Sul on nagu mingi, et mulle huvitab kuidagi kosmos või midagi, lähed kuhugi füüsika ringi või tundi või workshopi või kuhu iganes, vaata, töötuppa. Ja nagu proovi neid asju, nagu käi suvel tööl, et jah, sa ei pea, minu arust selle asja teebki kõige raskemaks see, et kui sa oled laps, kui sa oled noor, siis sa ei pea.
sa ei pea midagi tegema, sa võid suvi läbi nagu käia rannas, käia, ma ei kujuta ette sõpradega Viru keskuses chillimas. Ma ei tea, mida tänapäeval noored teevad, aga sest sul ei ole vaja midagi teha. Aga miks ma nagu oma õele rääkisin ka sellest samast teemast, et tema nüüd läheb esimest korda, läheb see suvi tööle, läheb proovib. Ja siis Kui vanad on? Ta on siis 13 või? Päris noorel. Ja selline ongi nagu mitte midagi nagu pikka, aga nagu selline mingi 8 nädalaks suvel niimoodi. Et saad aru, sa saad selle kogemuse nagu, et okei, nagu minu käes on see võim minna ja proovida midagi, eksperimenteerida. Jah. Aga et minu arust kogu selle asja juures on nagu, ma lõpetan oma monoloogi ära, aga ei räägi, mul on jumala huvitav kuulata. Et mis mind on läbi nagu kogu selle aja hästi nagu tagasi hoidnud, kui ma ise otsisin nagu seda oma suunda või oma teed, on see, et kogu aeg tsiteeritakse seda Confuciuse see, et vali töö, mida sa armastad ja sa ei pea kunagi päevagi töötama. Ja siis see, mida mina ootasin, oligi see, et ma hakkasin midagi tegema. Ei, et see on tundub nagu töö, et seda ma ei... Nagu, et ma ootasin kogu aeg, et tuleb midagi, mis on nagu nii fun, mis ta tegelikult, YouTube'i tegemine isegi nagu oli. Jah, nii lõbus. Et saad aru, mul on ilma igasuguse pingutuseta, mul ei ole ühelgi hommikul seda tunnet, et kuule, et ma lükkaks selle hea meelega edasi või midagi, on ju. Et ma ootasin sellist asja, mis on nagu iga päev lihtsalt lust ja lillepidu. Minu arust sellest saadakse nii valesti aru, et see, mida seal nagu tegelikult mõeldakse, on see, et sa pead valima midagi, näiteks täna on pühapäev. Me võiks chillida kodus, on ju, me teeme kirsid chillid. Me nagu, näiteks minu selle sama nüüd tööga, kus ma nagu Raadio 2 käin, see on, ma lähen praegu pärast seda, kui me kirsid chillid filmime, ma lähen koju, kell on mingisugune 10 või 11, mul on ikka veel kirjutamist teha. Aga ma ei vaata seda niimoodi, nagu, et mul ei teki tunne, et ma tahaks kaljult alla hüpata, kui mul nädalavahetus vahelt ära jääb. Sest et see on hasartne, see on lahe. Ja vaat see on see, Äkki see on sellepärast, et sa just alustasid sellega, sul on veel huvitav, see ei ole sellest ära tühidada. Seal on kindlasti oma nagu faktor, aga lihtsalt ma tean, et see nagu tele ja meedia ja podcastid ja raadio, et see on nagu minu ala ja see intervjueerimine. Ja ma lihtsalt ongi nagu see, et sa ei vali ala, mis on siis kogu aeg lust ja lillepidu, sa validki ala, et juhul, kui see ka on raske, siis sul on nagu seda hasarti ikkagi jätkata. Et minu arust see on hästi oluline mõte. Ma tean, et me oleme sellest siin podcastis juba 3 korda rääkinud, aga kuna täna on see teema, siis seda ei saa jätta mainimata. Ei, ma täiega nõustun. No, mis ma räägin siis, kuidas ma alustasin või? No, ma hakkan siis sellest, kui ma olin lasteaias. No nii. Nagu ma ütlesin, mulle meeldis kogu aeg erinevaid asju katsetada ja ma mäletan, et mulle meeldis hullult mingi näidelda ja tantsida ja kõike, näiteks kui meil olid mingi etendused, siis ma tahtsin alati pearolli saada või siis kui ma käisin suvilas suvel ja me olime kõik sugulastega koos ja kuna meil ei olnud väga teisi väikseid lapsi minu vanuseid, ma olin suht ainuke või seal ei olnudki lapsi rohkem, siis see tegevus, mis ma endale välja mõtlesin, oli nii, et ma koostasin endale nagu show või etenduse või mingi suure kava, panin kõik enda sugulased istuma, võib-olla isegi müüsin pileteid ja siis tegin lihtsalt individuaalse kava ja vahetasin kostüüme ja nagu mul oli muusika ja kõik, nagu mul on alati täiega meeldinud esineda ja mul on nagu nii palju ameteid olnud, mis ma olen tahtnud teha ja mul on tunne, et see, kuhu ma nüüd praegu jõudnud olen, see nagu koondab kõik need asjad kokku või annab mulle ikkagi võimaluse nendega tegeleda, sest näiteks mulle meeldis veel hullult moedisain, et mul olid need märkmikud, kus ma disainisin riideid ja ma isegi osalesin ühel konkursil, kus sa said esitada enda need kavandid ja ma ühes kategoorias võitsin, ehk siis nagu minu disainitud poiste püksid läksid nagu Montoni poodi müügile. Päriselt, vana sa olid? Mingi 10 pakuks, ma ei oska öelda. Ma reaalselt ei tea, aga nagu väike, ma arvan, et... Võt see on nagu, ma lihtsalt korra ütlen vahele, et see on kuidagi niimoodi, et ma ei usu sellesse see secret raamat, vaata see saladuse raamat, mis ei ole lugenud, et see on see nagu selle põhimõte või selle lugu on see, et sa pead soovima universumilt küsima, et siis sa saad asju, vaata. Mis asja? Ja see on mingi, et hästi hästi populaarne ja siis sellest on nagu, selle vastu on hästi palju räägitud, et just sellised nagu tegijad inimesed ütlevad, et sa ei saa lihtsalt istuda, et $1 miljonit paluks, et sa pead nagu reaalselt küsima, et okei, ma tahan $1 miljonit, miks ma tahan? Okei, kuidas ma selle saan, on ju, kuidas ma need sammud nagu, et sa pead ikkagi tegutsema. Aga seal on midagi, minus on sellist nagu
tilisust või sellist nagu roosa prillisust, et natukene ikkagi uskuda seda, et kuidagi on niimoodi, et kui sa tegeled asjaga, mis on sinu asi, siis nagu lahedad asjad hakkavad juhtuma. Et lihtsalt mul tuli meelde, et enne seda, kui ma välja sõitsin, mulle kirjutas keegi Scott kirjutas nagu sain meili lihtsalt, et et vaatasin YouTube'ist sinu videoid on ju, et sa tegid, ma olen paar videot teinud mingi eesti keele kohta on ju, et me esineme nagu Tartus kohe ühel kontserdil ja me tahame esitada ühe eestikeelse laulu on ju, et kas sa tahaks meid aidata nagu sellel hääldusega on ju, et et sa nagu sul on siuke hea nii ingliskeelne kui eestikeelne on ju ja tundub, et sa lingvistikat jagad ja keeled on alati olnud ka minu asi nagu. Ja siis muide, et siin on link selle ürituse juurde, kus me esineme, siis ma klikin lahti Metallica. Siis mul oli nagu, et ta kirjutas mingi, et hey, et my friend nagu and his band is giving a concert in Tartu. Siis ma olin nagu, et kas su sõber on äkki Metallicast või et ma nagu, ma ei tea, ma ei ole veel vastust saanud, ma alles nüüd vastasin, aga nagu kuidagi nagu läbi elu on alati olnud see, et ka kui ma hakkasin nagu YouTube'i ja nagu BFM-i ja kõigi nende suundadega ja podcastid, siis sa kohtud lahedate inimestega. Nagu näiteks Jürgeniga, kes meil täna publikus on. Et sinuni jõuavad nagu mingisugused võimalused ja inimesed nagu panevad selle tähele, et sa teed oma asja nagu kuidagi nagu siukse vaimustusega. Ja siis ma ei tea, nagu need võimalused ja ma räägin nagu sellisel natukene nagu ebarealistlikult maagilisel moel leiavad su üles. Ja ma ei tea, seda ei ole võimalik põhjendada, aga see on lihtsalt minu tunne. Jaa, väga lahe. Et see on see, mille pärast on nii oluline. Ma täiega nõustun, mul endal on ka olnud, nagu YouTube eriti on toonud kõige rohkem võimalusi ja siis ma tunnengi, et see on see õige asi ja nagu see pakub mulle kõike seda, mida ma tahan. Aga ja ongi siis ma reaalselt terve enda lapsepõlv, kui ma üles kasvasin, ma katsetasingi, ma joonistasin, ma tegin kunsti, kirjutasin luuletusi, kirjutasin raamatuid, proovisin ülipalju erinevaid spordialasid nagu tennis, ujumine, jalgpall, kergejõustik, ratsutamine, tantsimine, nagu kõike, mis üldse võimalik on ja sellepärast ma arvan, ma praegu tunnengi ennast nii hästi, et ma tean täpselt, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, milline inimene ma olen ja nagu ma olen kogu aeg eneseanalüüsi teinud ja mul on väga selge pilt, aga paljud minu tuttavad on just sellises faasis, kus nad on täiesti segaduses, vaata, et mida tuleviku osas teha, mis neile üldse meeldib. Ma lihtsalt korra, sorry, ma lihtsalt, et ma arvan, et siin on hea metafoor on see, et kui inimesed kohtuvad oma esimese või nagu päris nagu siukse nagu tõelise armastusega esimesena. Ei, see on hea metafoor, kuula lõpuni. Ma räägin tõsiselt. Mulle meeldis, kuidas me reaalselt igas episoodis jõuame armastuse. Aga nii on. Selles mõttes, et vaata, ma olen sulle ise ka rääkinud, et minu esimene suhe, me olime 3 aastat koos, see oli nagu tõeline armastus. Endiselt wow. Aga me ei olnud kumbki nagu varem kellegiga koos olnud ja seetõttu oli nagu kogu aeg oli see tunne, et mis siis, nagu, et okei, et see on kõik, see on nii hea, et nagu no, ei suuda uskuda, aga mis siis, kui on parem? Nagu, et ma ei ole ju olnud teistega, vaata, see on inimloomuses nagu otsida alati nagu selles mõttes areneda, pareneda, nagu proovida, vaata. Ja see kogu aeg on kuskil kuklas on ikka see, et aga mis siis, kui... Ja vaat see on ka nagu sellega, et miks on oluline nagu proovida nagu noorena erinevaid asju. Vaat nagu sa ütlesid, et sul on nagu nii hea tunne, sa tead, et sa oled nagu proovinud erinevaid asju, sa tead, mis on alternatiivid. Ja seetõttu sa oskad nagu väärtustada seda, mis sul on. Võib-olla sellepärast mul endal ei tekigi kunagi seda küsimust, mis siis kui. Yeah. Ma ei mõtle sellele kunagi. Või nagu kui ma mingit asja teen, ma ei kahtle sellest, mis seal veel mingit paremat. Sa oled õigesti teinud. Nagu, mina olin see laps, kes lihtsalt oli niimoodi, et mulle pakuti mingit võimalust minna mingi trenni. Ma olin nagu, et ma vaatan multikeid edasi, et ma nagu ootan. Nagu, et... Tänapäeval minu arust kõik noored ongi niimoodi. Netflix või midagi, et ongi, et sul on nagu mingisugused, on nii palju lihtsaid asju. Sotsiaalmeedia ja nagu internet on toonud selle, et meil on nagu ülilihtne leida mingit meelelahutust ja mitte minna välja ja mitte teha asju. Ja seetõttu ongi nii lihtne nagu öelda sellele, et ei, et nagu ma ootan. Ja mina olingi reaalselt, ma ootasin seda, et avanevad mingid pilvedes, avaneb nagu auk, päike särab mulle pähe ja siis järsku ma tean, et minust saab arhitekt nagu. Yeah. Ja ma nii, ja ma nagu, ja siis kogu aeg kõik nagu ütlesid, et ma proovin seda ja siis tekib, kus juures, mis selle juures on kõige ohtlikum minu arust on see, et sa hakkad alaväärsena ennast tundma. Kõik teevad midagi. Miks mina ei tee? Aga asi on selles, et kõik ei tegele sellega, mida nad armastavad, nagu nad proovivad ka alles asju ja sa pead ka nagu seda tegema, et nagu mine, ma ütlengi nagu, kui sa nagu kuulad praegu, sa käid veel koolis, sul on vaba suvi,
mine kuhugi tööle, mine korja maasikaid näiteks, mine trenni. Mis iganes laager või mingid programmid. Praktikant, töövari, tudengivari, mis iganes kõike, tudengivarjuks võib-olla sa nagu suvel ei saa. Kaitseväkke saavad naised minna. Nagu proovi kõike lihtsalt. Jep, mul on just see probleem, et ma ütlen liiga paljudele asjadele jah. See ongi see, et ma olen nii paljudest asjadest huvitatud, ma tahan kogu aeg kõike teha ja ma ei oska ei öelda, sellepärast mu graafik ongi täis, aga lihtsalt ma ei saa aru inimestest, kes lihtsalt kodus istuvad ja mitte midagi ei tee nagu... Kuidas see võimalik on? Mul on nii mitu sõpra, kellel ei ole nagu väga hobisid. Nad vahepeal käivad tööl mingil perioodil, aga vahepeal ei tee reaalselt mitte midagi peale kooli. Ma olen nagu... Ja ülinõme on see, et isegi kui ma pakun neile tähega, kutsun neid endaga kaasa mingitele üritustele, kus mina käin, saadan neile need Facebooki eventid. See on mingi, ei, ma ei saa, ma ei viitsi. Mis mõttes? Ma ei tea, nagu selles mõttes, et see, nagu, mida sa rääkisid, on nagu väga aktuaalne. Selles mõttes, ongi ülipalju inimesi, kes ainukene põhjus tegutsemiseks on see, et nad siis peale seda saaks mõne aja mitte tegutseda. Mis asja? Ei, saad aru see, et sa käid tööl selleks, et sa siis saaksid kodus istuda, nagu, et sa saaks arved maksud, sa saaks kodus istuda. Nagu. Saad sa aru, millest ma räägin? Ei saa. Ei, on nagu inimesi, kes on nagu, ma ei räägi praegu nagu introvertidest, kes ei taha nagu suhelda. Ma räägin inimestest, kes ei taha teha asju, sest see paneb neid nagu uude olukorda ja nagu... Minul on probleem on see, et ma armastan uusi olukordi ja ma tahan kogu aeg nagu areneda ja nagu enda mugavustamist välja astuda. Meil ongi keeruline rääkida, sellepärast, et sinul ei ole neid probleeme, mis näiteks nagu minul olid, kui mina nagu üles kasvasin. Ma ütlen jälle nagu kogu aeg. Mul on tunne, et ma mitte ühegi teemaga on see, et keegi ei samastu minuga, sest ma olen nagu nii paljudes aspektides lihtsalt nii teistmoodi kui teised. Sa oled veidrik. Ma tean ja ma armastan seda. Mis sul veel kirjas on seal? Ma pole ilmselt jõudnud selleni, kuidas ma siis nagu filminduseni jõudsin. Kuulame edasi. Igatahes, ma käisin tennises ja siis ühel suvel me olimegi tennise-laagris Hiiumaal ja meil oli treeningute vahepeal vaba aega ja seal on korraga koos väga erinevas vanuses noori ja minust siis paar aastat vanemad. Ma ise olin, ma arvan, mingi 11, ehk siis ma pakun, et mingi 15-aastased pakkusid välja, et me võiksime teha lühifilmi, sest seal saad kõik osaleda, et meil oleks kõigil nagu ühistegevus ja see tundus üliäge ja siis ma osalesingi seal näitleja rollis sel hetkel ja kui see lõpuks valmis sai, siis ma näitasin seda, see tuli reaalselt mingi 45 minutit või nagu jumala pikk. Ja siis jumala korralik mingi õpilasfilmi kohta. Ja reaalselt, kui ma olen seda nüüd hiljem üle vaadanud, see on väga asjalik minu arvates, isegi seal see nagu läbi mõeldud, seal on efekt, nad nagu teadsid, mis nad tegid. Ja näitasin seda enda vanematele ja ma olingi sellest nii elevil, et mu isa soovitas, et ma võiksin ju ise ka hakata videoid tegema, et ma ei olnud selle peale absoluutselt tulnud. Ja siis pärast seda iga kord, kui ma enda sõbrannadega vabal ajal kokku sain, siis me hakkasimegi videod filmima, et kas improviseerisime, et lihtsalt nagu leppisime rollid kokku, panime kaamera tööle, kõik, mis pähe tuli, nagu juhtus, või lavastasime lemmikanekdoote järele või tegime enda lemmik telesaateid mingi Heringas Veenusularajalt maa stiilipäevik järgi. Ja siis neid videoid me tegimegi paar aastat ja me ei pannud neid kuhugi üles, et nad olid mõeldud ainult meile endale, et oma sõpradele ja vanematele näitasime. Ja siis üks hetk mu isa, kuna ma näitasin vanematele ka videoid, siis ta nägi ühes videos potentsiaali, see Heringas Veenusõlal, ja siis ta tegi mulle ise YouTube'i kanali ja pani selle sinna üles. Su isa või? Jaa! Wow. Ma tean. Nagu mu isa on nii palju mind karjääris aidanud. Nagu enamus asjad, mis ma olen alustanud, on sellepärast, et tema soovitab või tema pakub välja. Sealt tuleb neid ideid nii palju, et sellepärast ma olen kõigest nii elevil kogu aeg. Su isal on seda ettevõtja geeni ka ikka nagu. Ja siis oligi, et see video oli seal üleval, aga kuna sel ajal mina väga YouTube'i ei jälginud, see ei olnud Eestis nii populaarne, siis see ei öelnud mulle nagu mitte midagi, et seal muudki vaatamised kasvavad ja mingi subscriberid tuleb juurde. Aga siis läks jälle mingi aeg mööda, ehk umbes kui ma olin 14, ehk siis 2014, hakkas see ka populaarsemaks muutuma ja ma hakkasin ise jälgima neid suuri Ameerika sisuloojaid. Siis ma sain neilt nii palju inspiratsiooni, et ma mõtlesin, et nüüd
võiks ise hakata ka spetsiaalselt YouTube'i jaoks sisu tootma, sest et see on täiega erinev, kui sa teed lihtsalt videoid või YouTube'i jaoks, sest YouTube'is esiteks juba nagu pöördud enda jälgijaskonna poole, see ülesehitus on täiega teine. Ja siis ma tegingi enda esimese grupikanali koos nende samade sõbrannadega ja me läksime mega kiiresti inglise keelele ka üle, sest me arvasime, et nii on võimalik suurem jälgijaskond saada, mis tegelikult ei olnud tõsi, sest et aasta ajaga me saime 500 subscriberit ja nagu, kuna ma jälgisin ka teisi väiksemaid kanaleid, kes olid ka esialgu nagu 100 jälgijate juures, siis nemad kasvasid paari kuuga juba 1000 peale, kui meie olime ikka veel seal 100 juures, siis ma sain ka aru, et see ikkagi areneb liiga aeglaselt ja mu sõbrannade huvi hakkas ka täiega ära kaduma, et mina olin see, kes tegi nagu 90% sellest kanali tööst ära ja siis ma otsustasingi enda individuaalse kanaliga jätkata, mis kandis täiega vilja, sest et ma pöördusin tagasi nii-öelda enda nagu juurte juurde ehk hakkasin uuesti eesti keeles videoid tegema ja originaalset sisu tootma ehk nagu mõtlen ise kõik videoideed välja, sest eelmisel kanalil me tegime seda, mis oli nagu parasjagu populaarne, et lähed sinna trending page'ile YouTube'is, vaatad, et praegu tehakse mingi kooliteemalisi videoid, mingi kooliriietused või kuidas mingi vihikuid kaunistas, tegime nagu täpselt sama asja, et nagu see ei eristunud kuidagi ja sellepärast mu enda kanal kasvaski nagu plahvatuslikult oligi, et 10 kuuga sain 10 000 subscriberit, eks see kasv oli nagu 20-kordne ja lühema aja jooksul. No üks asi oli kindlasti ka ajastus, mis nagu ma vihkan, kui inimesed ütlevad, et nagu üks edu saladus on see ajastus. Aga see on, sa ei tea kunagi ette, aga see reaalselt on, sest sel aastal kerkisid ka teised esile nagu mingi Maria Rannaväli ja Rauno Raiesmaa. Siis lihtsalt plahvatas Eestis. Minu arust edu juures on see, et ei saa nagu... Miks mina tihtipeale nagu ei räägi sellest, et õnn on ka faktor, on see, et see tihtipeale annab inimestele ja nagu miks ka mitte mulle endale selle nagu vabanduse, et mul ei ole õnne. Mul on just, et mul kaob motivatsioon, ma olen nagu, ma ei saa sinna midagi ise teha ju. Ei, nagu, aga minu arust ongi nagu, sa tegelikult saad, et see õnn on ju lihtsalt nagu üks faktor, et selles mõttes, et kui sul on nagu... nagu õnne osas ma ei saa midagi teha. Jaa, aga kõik muu, mis on nagu tegelikult nagu valdav osa, selle osas sa saad teha. Kindlasti, jah. Aga lihtsalt seda kuulates oli täiega huvitav, et mul tuli meelde see, kuidas ma ise YouTube'iga alustasin ja mul on nagu väga sarnane lugu, et ma olen alati tegelenud mingi teatriga, mingi teatriringis käinud ja see näitlemine ja siis alati vaatad neid mingid Casey Neistat, kes tegi vloge ja Markiplier, kes tegi ka nagu selliseid YouTube-videoid. Ja kui ma siis nägin neid nagu inimesi seda nii-öelda sisu loomas ja kui vahetuse nende suhtluse, näiteks mis asi mind teatri juures, mul tegelesin teatriga, mulle väga meeldis, mis mind häiris, on see, et sa harjutad ühte ja sama asja ja siis mängid sama asja, vaata, ja sa tegelikult etendad lihtsalt kellegi teise lugu, et muidugi ma võin ise nagu näitekirjanikus hakata lugu kirjutama, aga tegelikult seda, mida mul on nagu öelda, mul on iga päev. Yeah. Ja YouTube'is ongi nagu sul see võimalus, et sa saad iga päev tulla nagu uue sõnumiga ja see tagasiside ei ole see, et sa loed nagu hiljem järgmine nädal kuskilt, kuulad aplausi ära, nii-öelda like, aplaus on ju, ja siis loed kuskilt nii-öelda, mida teatrikriitik arvas sinu nagu tükist või näitlemisest või mis iganes, vaid see on nagu isiklik suhe, inimesed saavad sinuga rääkida, see on see, mis nagu andis mulle selle nagu, et ma nii tahaks teha. Ja sellest hetkest selleni, kuni ma alustasin nagu YouTube'iga, läks vast mingi 4-5 aastat. Ja see kõik nii-öelda, see, miks ma üldse alustasin, oli see, et ma käisin pool aastat BFM-is ja siis ma tulin ära, sest see läks hästi teoreetiliseks ja nagu ma ei õppinud enam midagi. Ja siis mul oli see kaamera, mul oli see mikrofon ostetud, ma tundsin, et ma tahan midagi teha. Ja mul oli nüüd oli ära võetud ka see, et nagu, et ma ei tea, mida kaameraga teha, vaata, sul oli see nagu kogemus. Ma mõtlesin, et millal veel, kui üldse mitte praegu. Pluss oli see faktor, et ma olin just lahku läinud, siis ma tahtsin näidata oma eksile, et mis ma kõik väärt olen. Ma mõistan. Ma saan ilma sinuta nii hästi hakkama. Aga kõik need asjad kuidagi tulid kokku ja ma tegin selle ära ja no tegelikult ma teen praegu ka YouTube'i sinuga koos, aga ma hakkasin ütlema, et ma ei tee, aga et see 2-3 aastat, mis ma tegin, see oli täiesti... Kas tegid nii pikalt või? Jaa. Wow. Ja. Ja siis see oli ka... Ma tõesti, mina, kes ma olen alati sõnadega osav, ma ei oska sõnu leida, et see...
see oli see, et leia töö, mida sa armastad ja sa ei pea päevagi tööd tegema, et mul oli nädalaid, kus mul oligi mingid ajad, kus mul oli nagu see režiim, et 3 korda nädalas sul tuleb video välja. Aga kas sa selle ajal siis mingite muude asjadega ei tegelenud, ei käinud tööl või nii? Ei. Ja see oligi see, et mul Aga kas sa lootsid, et sellest saab su karjäär? Jaa. Ma töötasin täiega selle nimel, ma sain mingeid pakkumisi, vaata mingi Sommerspiile tegi mingid suvevideod, nad isegi maksid mulle mingi reisi kinni, et ma teeks neile mingeid videoid ja see hakkas nagu vaikselt minema, mina tegin ka nagu inglise keeles, sellepärast, et mulle nagu, ma nagu tahtsin tunda ennast osana sellest rahvusvahelisest nagu kommuunist jah, kuhu kuulusid Casey Neistat ja Markiplier ja ma tahtsin olla nagu osa sellest. Ja ma tundsin, et siin Eestis on nagu väga oma asi ja ma nagu ei jõua sinna nagu, et see on see, mis mind nagu kütkestas. Ja see on võt mõnes mõttes ongi, et kui rääkida nüüd sellest oma tee leidmisest, siis teatud hetkedel ma võin mõelda sinna tagasi ja öelda, et see oli nagu nii raisatud aeg või midagi, et lihtsalt tegid nagu YouTube'i ja mis see sulle andis. Aga tegelikult sa saad nii palju ikkagi, ma oleks ideaalis võinud seda varem teha oma nagu elus, aga ma olen nii palju saanud nagu sa saad nagu oma inimesi ja nagu selles oma tee leidmises ka nende omade inimeste leidmine, et sa saad aru, et need inimesed mõtlevad samamoodi, nad tegelevad samad asjadega. See on sama oluline kui see, et kui sa käid kuskil trennis ja saad aru, et see on minu trenn või käid kuskil tööl ja saad aru, et see on minu töö. Sest et tihtipeale need võimalused minu arust, mis minule on jäänud mulje, et ma väga vihkan seda sõna network imine, sest et see jätab minu arust sellise maitse suhu, et sa kohtud inimestega selleks, et sul oleks neist mingi äriline kasu, vaata, et see nagu inimeste ärakasutamine. Aga nagu tegelikult sa saad sõpru ja see on hulga parem sõna ja minu arust niimoodi peakski tegema, et sa ei saa inimestega tuttavaks sellepärast, et neist on kasu, vaid sa saad nendega sõpradeks sellepärast, et te armastate sama asja, tegelete sama asjaga ja lõpuks need võimalused tulevad sealt kaudu. Näiteks see, et meie täna teeme sinuga podcasti, oli sellepärast, et ma tegin YouTube'i ja ma tulin teile nagu appi sinna seda mingit YouTuber laivi tegema, siis ma hakkasin nagu YouTube'ist, ma nägin, et inimesed teevad podcast, mõtlesin, okei, ma hakkan podcasti ka tegema, mõtlesin, ma sind tean, sinuga oleks lahe rääkida, ma kutsun sinu külla podcasti, sina olid podcastidest kuulnud, tekkis meil, kuule, et teeks koos, ja nüüd me teeme seda. Et need võimalused hakkavad niimoodi nagu otsast minema, aga sa pead ise hakkama sealt nagu harutama, et mingis, et sa ei teagi, kui tihtipeale noorena, kus sa üldse tead, sa ei olegi asju proovinud, sa ei tea, et nii kokandus on minu jaoks kõige huvilisem, aga näiteks kõige huvitavam, aga näiteks minu vend, kes praegu tegeleb kinnisvaraga, mingi kaubanduskeskuste arendamisega, tema lihtsalt läks suveks, läks nagu leibresto ja aed oli vanalinnas selline kopp, et ma tulen praktikale, ta oli alaealine, nad olid ka, et mis asja, aga siis ta nagu rääkis, et ma tahan nagu proovida ja anti talle nagu põll, anti talle nuga kätte, hakka kartuleid koorima ja sa saad nagu näha, mis see nagu, kuna tema jaoks on kokandus alati on siuke nagu hobi, vaata. Ja nüüd ta prooviski seda, autod on olnud, et ta oleks võinud ka mehaanikuks käia proovida ja nüüd ta on käinud, okei, kokandus ongi minu hobi, aga ta käis ja proovis, et ma ei tea, kas see on õige suund, aga ma proovin selle ära. Et sa kunagi ei tea seda, et kui inimestel on ka nüüd, mina ütlen, et proovige asju, siis inimestel on see, et kuulavad, et mida ma nüüd proovima lähen. Et seal ei ole seda, et sul on nagu mingi üks kindel asi, vaid sul ongi see, et pane kirja ja proovi kõik läbi. Sa ei tea, et mis tundub nendest, sa paned, mulle meeldivad loomad, mulle meeldib lennundus ja ma ei tea, mulle meeldib, ma ei kujuta ette mingisugune sport, et hakka trennis käima, küsi treenerilt, kuidas tema trenni nagu sai, mine ole vabatahtlik kuskil loomade varjupaigas ja kui sulle lennundus meeldib, mine lennujaama tööle või midagi. Ja siis igas ühes kohas käid ja oled natuke nii, okei. Kas see on nagu minu keskkond, kas mulle nagu sobib? Ja tegelikult sa ei pea isegi seda küsima, sa saad aru. No ma arvangi, et kui see nagu meant to be, see eesti keeles, kui see peab juhtuma. Kui see on mõeldud juhtuma. Ja, siis see juhtub või need asjad lahenevad iseenesest või see kuidagi, see lihtsalt hakkab toimima. Usalda
Oh my god. Usalda elu või? Vabandust. Jah, usalda elu. Ma tahtsin öelda, et see kõlab nii lillenuusutaja. Aga mina usun sellesse. Ja mina usun ka. Ma usun, et kõik juhtub põhjusega. Selles ma olen täiesti veendunud. Mul ei ole ühtegi halba asja juhtunud, mis ei oleks pärast niimoodi, et okei, sa andis mulle selle või selle kogemuse või see oli mulle vajalik. Et väga-väga valus lahkuminek, aga nüüd ma tean seda. Sama. Aga jah, et kuidas ütlesid, et usalda elu või? Et mul on alati kui sa oled kristlik, sa võid öelda, et usalda Jumalat, aga ma ei ole see, aga ma ütlen, et usalda elu. Jah, või usalda maailma või universumit, et see tekitab mul sellise tunne, et nagu, ma ei tea, et mul peaks rastapatsid olema, ma peaks kanepit suitsetama, ainult mingi lilledest ja muusikat tegema, nagu siuke hipi, aga tegelikult ka, ma räägin teile isiklikust kogemusest ja Victoria võib öelda, et kui sa tegeled, kui sa nagu lähed lihtsalt et siis usalda elu ja see tuleb sulle tagasi. Jah. Ja mis minu arust, nagu, mis mulle tõeliselt vahemõttena see, et ja nii kerge on hakata mõtlema või nagu ma tahan öelda, et ärge üritage mõelda, mis teile peaks meeldima. Näiteks mina olen terve 1 aasta oma elust, ongi 2018 ära raisanud selle peale, et ma mõtlesin, mis tooks raha sisse. Ja sellepärast, et need asjad, mis mind huvitasid, nagu mingid lauamängud, mingi podcastide tegemine ja mis oli ja stand-up nagu püstijala komöödia, need kõik olid sellised mitte tõsiselt võetavad, et ma tundsin, et ma tahan, et minu nagu tuleviku naine saaks öelda, et minu mees tegeleb pangandusega või online äriga, ja meil on kindel sissetulek ja nagu mina saan öelda, et ma saan oma lastele nagu selles mõttes näidata neile maailma ja hakkasin sellest nii-öelda ajendatuna siis tegelema, kuigi ma olen sellest mitu korda juba rääkinud, aga hakkasin tegelema siis online äriga ja siis see läheb lihtsalt, isegi kui sul on kõik ilusti läbi mõeldud, see hakkab sulle esiteks niimoodi hingele käima ja teiseks elu viskab lihtsalt sulle kaikaid kodaratesse, kuule lõpeta ära, see ei ole sinu asi. No ja aga sellega on see, et sa ei tohi segadusse ajada, et kui sul tulevad raskused või kui on reaalselt märgid, et sa peaks lõpetama, sest kui sa esimese raskuse või esimese takistuse peale ära lõpetad, siis see ei ole ka ju õige suhtumine. Ja 100%. Aga kuidas siis inimene küsib nüüd järgmisena? No kui ma ütlekski, et siin ei ole seda õiget vastust, see on su enda lihtsalt sisetunne. Kas sa tunned, et teed õiget asja või ei tee? Ja. Sellepärast, et ma ütlen, et kui ma tegin seda online äri asja ja siis mul tuli mingi raskus, siis minu selline, ma proovisin, sest ma olin nagu nii distsiplineeritud, ma olin nii motiveeritud sellest tundest, et ma tahan oma tuleviku perele luua mingid head tingimused, aga isegi nagu sellepärast, kuigi ma nagu ei andnud alla, aga see nii sõiminud seest, aga nüüd, kui meil oli näiteks 1 nädal oli see, et meil oli vaja, meil 2 korral meil nagu lükkus edasi või kukkus läbi see Kirsitšili salvestamine ja siis sina ütlesid, et et see on takistus, see on nagu okei, kuule, et jätame see nädal vahele ja sina ütlesid, et ei, me saame veel kokku ja me saadame mingi ekstra kiire kulleriga, saadame selle materjali monteerija kätte ja see saab välja tulema nagu. Et see ongi see vahe nagu, et kas sa saad selle takistuse, sa oled nagu, ikka juhtub, okei, annan alla täna, vaata. Või sa nagu jätkad? Nagu meil oli alguses ka ju kõige esimene episood, mis me salvestasime, seal tehnika vedas täiega alt ja siis mingi järgmised episoodid, meil oli ka ju mitu tükki, mis me salvestasime, need ei läinud üles, mis meil oli tehnika või nagu... Ma ei mäleta, aga mingi esimesed 2 episoodi selle peale oleks võinud ka vabalt mõelda, et see nagu ei ole mõeldud juhtuma, et jätame pooleli. Jaa, absoluutselt. Aga nagu me ei teinud seda. Seega nagu need takistused ongi osa teekonnast. See on nagu olulik. 100%. See on nagu tõkkejooks, vaata, et sa pead üle hüppama. See oli nii hea metafoor praegu. Aga ma vaatan, kas mul oli veel midagi... Mul endal oli ju tegelikult täpselt sama, et kui ma see esimest YouTube'i kanalit tegin, siis oligi see, et see kanal kasvas aeglaselt, mu sõbrannade huvi kadus ära, mina tegin nagu kõike, mõtlesin ise neid ideid, monteerisin, tegin ettevalmistused, turundasin, uuendasin disaine ja teised ei aidanud üldse, see ei teinud mind õnnelikuks, aga mulle meeldis videoid teha. Ma tahtsin sellega tegeleda. Seega selle asemel, et nagu täiesti ära lõpetada, ma lihtsalt lõpetasin selle kanali ja jätkasin nagu eraldi. Seega nagu, kui sul on huvi ja kirg ja kõik, siis lihtsalt tee edasi, leia nagu mingi teine võimalus või natuke teise nurga alt, aga jätka sellega. Tead, mul on tunne, et sa vastasid sellele, et kuidas aru saada. Et proovi, oletame, et mina ütleks, et kui miski ei tööta, siis muuda midagi.
ära lihtsalt jätka samamoodi. Seda absoluutselt, aga minu arust sa vastasid sellele, et kuidas aru saada, et kas see on nüüd see koht, kus nagu muuta ala on ju, või see on see, kus nagu jätkata, et alati proovi jätkata ja et nagu, mis see oli? Eriti, kui sul on huvi. See nii kaua, kuni huvi on. Mingi lennundus ja loomandus ja mis seal veel oli nagu 3 asja on ju. Et alati proovi jätkata, see näide, mis iganes meil oli, hakkad ühes suunas minema, proovid jätkata, mingi hetk sa tunned, et see ei ole seda väärt, sa annad alla. Aga lõpuks sa leiad mingi ala, kus sa nagu proovid jätkata ja siis see sinu järele jätmatus lõpuks lahendabki selle situatsiooni. Ja siis sa tunned ära seda, et ma sain hakkama, see on minu ala, vaata. Et see on nii hea tunne ja väidetavalt see Gary Vaynerchuk toob seda statistikat kogu aeg välja, et 80%, kui sa võtad nagu 5 inimest, 4 neist tööl käivatest inimestest, neile ei meeldi nende töö. Wow. Et nagu 20% meeldib. Nagu, see on nii vähe. Selles mõttes ma räägin, ma ei saa pead anda selle statistika eest, aga see on nagu väidetavalt siis USAs tehtud nagu uuring. Ja nagu, kui sa mõtled selle peale, et see tunne, kui sa teed midagi, mis sulle meeldib, näiteks mina ülikaua see, et ma sinna Raadio 2 läksin, ma olin kogu aeg niimoodi, et mis ma ikka sinna lähen, et see on nagu selline, kes ikka otsib mingit raadiosaatejuhti, et neil on raudselt palju kogenenumad. Ja siis minu vanemad olid need, nagu vanematel ka elukogemust rohkem olid nagu sellised kogu aeg selline, et ma proovisin vahepeal mingi 1, 2 ja 3 asja ja nemad olid nagu et mine ja proovi ja siis lõpuks ma olin natuke juba sellepärast lihtsalt, et öelda vanematele, et ma ju kandideerisin. Siis ma saatsin igasse raadiojaama, igasse telejaama saatsin, et hei, vaata, siin on minu podcast Vikiga, mul on selline saatejuhtimiskogemus, kas teil on saatejuhti vaja? Ja siis Raadio 2 oli mingi, meile meeldib, davai, teeme koos, nüüd meil sobib teiega koostöö. Ja siis ma ütlesin ka oma vanematele, et aitäh, et ma saan aru, et laste kasvatamine on vahepeal selline tänamatu töö, et ma ütlesin, sa tõin sellise metafoori, et see on nagu koerale ussirohu söötmine. Et koer ei taha, ta mingi tahab vastu, aga lõpuks ta neelab selle alla, tal on endal parem, et ütleb sulle lõpuks, et kuule, aitäh. Ja meil on nii palju asju, nagu ma räägin, et nagu see ei ole tegelikult nii lihtne, et mis mulle meeldib, ma lihtsalt lähen selles suunas, vaid ongi, sul on nii palju asju, sul on see, et sa mõtled, et mis on prestiižne. Näiteks, et mina mõtlesin seda, et ma tahan, et mu naine saaks kuidagi uhkusega öelda, et minu mehel on see amet, on ju. Sa mõtled, et kus teenib rohkem raha, sinu vanematel on mingisugused ootused. Ma tahan, et nagu pere ja sugulased oleksid ja alati vanemate nõu ei ole hea. Ilma igasuguse naljata. Ei, ma nõustun. Ja ühesõnaga, et see ei olegi lihtne, aga pange ise enda jaoks, mis on teie jaoks need 3 asja. Ükskõik kui lapsik või lihtne või nagu absurdne see on, et sulle meeldib joonistada. Ja ma soovitaks veel seda ka, et kui sa kardad, et sellest ei saa asja või oletamegi, et näiteks sulle meeldib joonistada, aga sa parasjagu töötad võib-olla kuskil pangas, siis sa oledki, et nagu kuidas ma nüüd alustan lihtsalt nullist seda joonistamiskarjääri, siis nagu ära kohe oma nagu töölt päris ära mine, vaid pigem ongi see, et alusta hobina, tee seda, pühenda sinna täiega aega, sellepärast, et nagu, kui mina alustasin ju filmindus või videote tegemise või ükskõik, mis ma tegin, ma kõike tegin kas kooli või lasteaia või muude asjade kõrvalt ja näe piisavalt palju vaeva ja siis see nagu hakkab kasvama ja siis sa saad üks hetk nagu ümber lülituda selle töö maha jätta ja siis, sest et siis sa oled juba midagi üles ehitanud. See on päris hea, et kui sa käid muidu tööl, mis sulle ei meeldi, sellepärast, et võib-olla tõesti mõned inimesed, kes meid kuulavad, on nagu, ei ole vaata kooliealised, on ju. Et siis minu arust see on ka nagu hästi oluline point, mis sa just ütlesid, et ära pane ennast sellisesse olukorda, kus sa oled pärast sunnit tagasi minema, vaid tegelikult, kui sa käid tööl, siis sul on ikkagi mingid asjad, millega sa tegeled. Näiteks minule meeldib see Dungeons & Dragonsi nagu lauamäng, on ju, see seltskonnamäng või nii-öelda selline rollimäng ja oletame, et ma käin tööl, mis mulle ei meeldi ja siis ma hakkan tegema näiteks, mulle meeldivad selle alased nagu mingid Dungeons & Dragonsi miimid, on ju. Ma hakkan tegema seda miimilehte Facebookis või mitte Facebookis, vaid nagu Instagramis, mida ma tegelikult praegu teen ka. Ja minu mõte ongi nagu selles, et ma teen seda oma muude tööde kõrvalt, see võtab minust nagu päevas 10 minutit, et panna iga päev sinna uus postitus üles ja kui seal on mingeid suurem jälgijaskond, siis ma saan hakata seal juba müüma mingid täringuid ja neid lauamängu, neid raamatuid, on ju, et keegi teine müüb, mina müün lihtsalt edasi, vaata. Et sa saad luua, mis iganes asi see on, mis sind huvitab, nagu hakka siis, kui see on joonistamine, hakka joonistama, paku kellegile nagu, et kas ma tohin näituse teha teie juures või mis iganes. Küsi ja suu pihta nagu võib-olla lüüakse, aga see on väärt küsimist. Jaa, täpselt.
Kuule. Mul on tunne, et see episood oli nii inspireeriv. Minule ka, see algas uniselt ja see läks see äratas mind üles ja sära tuli silma. Absoluutselt. Aga jah, teid me täname kuulamast ja kui te ei tegele veel asjaga, mis teile meeldib, siis proovige. Ja kui te olete praegu nagu sellises vanuses, et te ei ole kohustatud midagi tegema, siis tehke see samm ja ikkagi proovige midagi. Ma arvan, see on hea sõnum, millega nagu midagi, mida kaasa anda. Täpselt. Ja nagu ikka, kui te tahate meid toetada, siis jälgige meid Instagramis KirsiChilli ja kus iganes te kuulate, siis hakake meid seal jälgima, võite arvustusi kirjutada ja ma ei tea, kas meil üldse seal iTunesis vist saab. Seal saab küll neid arvustusi ja neid tärne panna. Mul on tunne, et keegi ei ole pannud seega, keegi teist saab esimene olla. ja suur aitäh kõigile, kes kaasa mõtlevad ja alati kommenteerivad ja vaatavad, et see on see, miks me seda teeme. Jah. Järgmise korrani siis, järgmise esmaspäevani. Ja tšau! Tšauki!